küsimus Marjult Tallinnast. Tere, nähes kõike seda kriminaalset ja negatiivset, mis teie töös on, milles seisnevad politseinike töörõõmud? Tervitades Marju. Et politseinike töörõõmud, et kindlasti on see inimeste aitamine, et tõenäoliselt praegune see palgasüsteem ei motiveeri nii palju, kui ta peaks tegema seda, et need politseinikud, kes tänava peal töötavad, nendel on kindlasti mingi muu motivaator, mis tuleb kuskilt seespoolt, mille pärast nad seda teevad. Kumpa teil siis rohkem on? Ma mõtlen praegu, et te ütlesite inimeste aitamine, kedagi te aitate, aga hästi palju te ju peate ikkagi neid niinimetatud pahasid poisse kinni pidama. No, kui nii võtta, siis pahade poiste kinni pidamine ongi see inimeste aitamine. Et see, kui me peame kurjategija kinni, siis või hoiame näiteks kuriteo ära, siis võib juhtuda see, et meil on üks kannatanu vähem. Miks ikkagi inimestes politsei on pigem selline asi, mida kardetakse, kui te teete tegelikult ju ainult head? See tuleb kindlasti sellest, et politseiniku üks kaasas käiv tööülesanne on näiteks liikluspolitseil on trahvimine, et läbi selle mõjutada liikluskäitumist ja inimesed puutuvadki negatiivselt kokku selles mõttes, et kui politseinik karistab ehk teeb trahvi. Et ma arvan, et see ongi see üks põhjuseid. Ja teine põhjus on muidugi see, et kui politsei peale mõeldakse, siis alles siis, kui näiteks inimene on sattunud kuriteo ohvriks. Et niisama keegi ei tule jaoskonda ütlema, et mul on kõik hästi. Ja. Kui palju te saate tagasisidet hästi tehtud töö eest? Tagasiside tuleb läbi näiteks Facebooki kodulehekülg on meil. Et läbi selle tuleb päris palju. Ja inimesed ka sündmuskohal ütlevad näiteks, et neile meeldis meie tegevus, siis öeldakse seda.